Pärnusse on tekkinud juurde üks väga huvitav ja põnev toode. Tervitused on minu poolt siis Pärnu Bay Golf Links väljakult ja maailma 35 000 väljaku hulgas on sellelaadseid väljakuid circa 1%. Ehk et see on tõesti toode, mida pakkuda paljudele inimestele väga kaugetel turgudel ja me usume, et see toode on sedavõrd hea, et tõesti neil oleks põhjust siia tulla. No täna meie juurde jõuab just nimelt selline lähiriikide turist, valdavad loomulikult soomlased, vähesel määral siis ka lätlasi, kuna me nüüd oleme kõige lähim väljak lätlastele ja teatud määral ka natuke rootslasi. Aga eks see takistustegur loomulikult on see kaugus ja distants ja tõesti aeg on selline ressurss, mida meil kõigil on ju vähe. See teekond on natuke liiga pikk ja Rootsi puhul lihtsalt ka väikestest linnadest, näiteks väikelinn Norrköping, kust on otse lennuühendused Mallorcale ja Hispaaniasse ja mujale, et meil konkureerida oma tootega, et see Norrköpingi inimene võtaks ette teekonna kõigepealt Stockholmi ja siis merd pidi või mingit õhku pidi Tallinnasse ja sealt uuesti Pärnusse. Teekond on pikk, et kindlasti teatud aktivistid ja aktiivsemad ka jõuavad, aga laiemad massid kindlasti eelistaksid kiiret ühendust, et Soomes on 150 000 golfimängijat, Rootsis circa 600 000 golfimängijat, et rootslased on suurimad golfireiside teostajad või käibetekitajad Euroopas, et tõesti nad kulutavad golfireisidele circa 500-600 miljonit eurot aastas, nii et see on märkimisväärne raha, millest üsna märkimisväärne osa võiks Eestisse jääda ja teada on, et golfiturist on üks enim sihtkohas kulutavaid turiste ja tõesti nad hindavad oma aega ja seetõttu selline kiire ühendus ja kohale saamine on oluline kindlasti nende jaoks. Golf on kindlasti hooaja pikendaja, et golfi saab mängida lume minekust kuni uue lume tulekuni, ehk et aprillist kuskil novembrini ja võib-olla ka pikemalt, ehk tõesti see on võimalus seda ka Pärnu hooaega pikendada ja golfimängija on selles mõttes tänuväärne sihtrühm, et neid ei heiduta veidi kehvem ilm või tuulisem ilm, et just linkstüüpi väljakutele tullaksegi seetõttu, et nautida ka seda sellist ilmaelementi ja tuult ja kõike seda, mis loodus siis tollel päeval neile kaela viskab.